põhimõtteliselt iga nädalavahetus siis jagele seal mingi teiste inimestega. Meie telki on sisse kolinud mingi turuvaabuska. Me oleme võtnud vastu otsuse lahkuda marketist. Arvatavasti ma panen ta kuskil sinna 10,5 müüki. Nõks alla 10 tunni, väike tšik-tšak. Canberras käidud. Volkswagenil teisel pool. Euroopa pool. Päriselt või? Jaa. Ma mõtlesin, et võtame teid kaasa enda marketile, mida me kunagi Soulehega lähme siis marketile, mida me tegime marketi algusaegadest, kui Soulehe. Kui Soulehe sai loodud, siis me hakkasime käima marketitel. Nii et ütleme niisugune umbes natuke üle aasta tagasi oligi siis meil 1 aasta, kus me käisime hästi palju marketitel. Ja siis me avasime poe. Ja nüüd me läheme ühele marketile tagasi, mis on siis Riverina Field Days, mis on ühtlasi ka meie üks esimesi marketeid, kus me 3 aastat tagasi käisime. Ja see on siiani olnud üks kõige edukamaid marketeid, mis meil on. Ma ei ole suutnud teha samasugust reklaami, mille ma tegin tol hetkel 3 aastat tagasi. Ja ühesõnaga, ma ei tea, kuidas, mismoodi, aga see oli super edukas reklaam, mis ma sinna tegin. Plus market ise, plats, mille me saime tookord, oli ülikehva. Tänu sellele me saime siis teada, kui palju oli siis inimesi, kes reaalselt meie reklaami peale tulid, sest ma ei tee nalja, et see on siis market, kus on, ma ei tea, 200-300 müüjat, või isegi veel rohkem. See on siis maakonna üks suurimaid marketeid ja sealt käib läbi kuskil 10-20 000 inimest. Ja iga teine ja 3. inimene, kes sinna laua juurde meile tulid, olid mingi, ma otsisingi teid või oi, ma nägin seda Instagramis teie reklaami. Sellest järgmine aasta see too üritus oli suurte ületujutuste tõttu jäi ära. Eelmine aasta seda üldse ei korraldatud ja nüüd see aasta korraldab siis üks teine koht seda. Ja me otsustasime, et me siis peame ikkagi sellele ühele suurele marketile minema, et reklaamida siis seda poodi siin. Ülihea võimalus meil siis suuremalt reklaamida ennast ja tulla siis nii-öelda sealt online'ist välja ja teha reklaami mujal. See on siis market, kuhu ma siis aastas korra olen nõus minema, sest nagu aasta otsa iga nädalavahetus marketitel käimine ausalt öeldes nagu tükk aega enam, mis ma võin minna. Aga sellele marketile ma lähen hea meelega. Aga põhimõtteliselt meil on olnud 4 kuud, 40+ kraadi, võib-olla 30+ kraadi mõni päev, mõni üksik päev. Vihma ei ole meil sadanud ja nii edasi. Ja nüüd see nädalavahetus, reede ja laupäev toimub market. Täna ongi tegelikult reede, nagu te näete, ma ei ole marketil. Siis väga suured tuuled ja vihmad olid. Vihm oli õnneks eile ära, aga täna oli 60 km/h tuuled. Me oleme enne tuulega marketil olnud, kõvasti väiksema tuulega ja see market ei ole väga edukas selles mõttes, et asjad lihtsalt lendavad ära, et väga suure tuulega ma jooksen põhimõtteliselt marketil oma toodetel järgi. Nii et me otsustasime lihtsalt reede mitte minna, aga loomulikult meie plats on olemas, raha on makstud, seda keegi meile tagasi ei maksa. Nii et ma olen nüüd poes, et pakkida veel mingisugused asjad kokku, varsti jõuab Hans siia ja siis me pakime kõik asjad autosse ja olen valmis marketile minema. Ma seekord mõtlesin, ma võtan erinevaid neid nii-öelda dekoratiivasju kaasa, ehk siis ma võtan selle puu kaasa. Ma võtan mõned roosid ja lilled ja mingid asjad ka kaasa, aga kui muidu meil marketitel oli hästi kindlalt nagu üks kast oli ühe asja jaoks, teine kast teise asja jaoks, väga kindlalt oli meil asjad sorteeritud ja me teadsime kus mis, siis nagu praegu see, et ma siit poest pakin asjad kokku üheks marketiks, mul on kõik pillapalla laiali. Aga põhimõtteliselt mu plaan on selline, et siin on juba mingid asjad pakitud. Ma käisin ostsin Kmartis kaste juurde, sest neid asju ei saa ühte kasti panna, sest need on kivi, nagu need on rasked. Aga vaadake, kui laheda asja ma ostsin endale. Aasta otsa marketeid, asjade tassimist ja nüüd ma ostsin omale lõpuks käru, millega asju tassida. Ülihea. Igal juhul ja siis plaan on selline, et homme hommikul kell 5:30 me hakkame sõitma, eks me tähendab, et me tõuseme kell 5, siis me jõuame kella 6 sinna, siis meil on aeg kella 9 kõik valmis panna, hommikut süüa ja nii edasi, me teeme hommikusöögiga sinna kaasa, sest kell 5 hommikul küll süüa ei taha. Ja siis me oleme terve päev seal kella 5 õhtul. Ja kell 5 õhtul me tuleme tagasi siia ja me rääkisime, tegelikult see keskus on kinni sel ajal, aga me rääkisime manažeriga, eks me saime mingisugused võtmed ja asjad, et me saame õhtul tulla keskusesse ja me tuleme, toome lihtsalt asjad tassime siia sisse ära.
ja mina pean tulema siis pühapäeval neid asju siia tagasi panema ja algne plaan oli, et me tuleme Hansuga pühapäeval siia ja nagu te näete, siis letid on tühjad. Hea aeg ongi kõik letid täiesti tühjaks võtta, ära koristada, puhastada ja teha uus nii-öelda kujundus siia. Võib-olla ma nipet-näpet midagi muudan, aga ma ei saa praegu uut kujundust teha, sellepärast et ma jään üksi, ehk siis Hans võitis oksjonilt auto, mis tähendab, et selle auto tuleb kohe järgi minna, kuna järgmine nädalavahetus on pühad, ülejärgmine nädalavahetus me lähme Melbourne'i, ma lähen Opile ja siis sellest nädal hiljem me peame uuesti Melbourne'i minema ja sellest nädal hiljem me peame uuesti Melbourne'i minema. Nii et meil ei ole ühtegi varianti minna mingil muul ajal ka peresse, mis tähendab, et Hans sõidab pühapäeva hommikul bussiga mingisse kohta ja siis mingi farmeri poeg toob talle selle auto. Ma ei tea, ühesõnaga Hans tegeleb selle autoga, toob selle auto pühapäeval ära ja mina tulen pühapäeval, teen kogu poe uuesti korda ja esmaspäeval kell 10 ma avan ju poe. Vaadake, Hansu dressipluus seljas, ma pole mingi 6 kuud teda dressipluusiga näinud. Kui ma pidin filmid, sa filmid ennast või mind. Nüüd on hommikul 9 kraadi, kui ma tööle läksin, nii et aga ei siin ainult paar päeva. Esmaspäevast jälle 33 ja. Jah. No nii, aga Hans tuli siia, et hakata pakkima. Ma tahtsin sulle paar asja näidata. Eile, kui ma neid asju siin pakkisin, siis ma samal ajal mõtlesin selle emadepäev on tulemas. Ma tellisin emadepäevaks nagu mingid kaardid ära, või nagu siin on vaata kaardid, ma kohe näitan emadepäeva kaarti, siis ta oled näinud ka. Ja mõtlesin, ma teen sinna ette nagu emadepäevast nagu siukse seti on ja noh, praegu on asjad kõik karpides, ma praegu ei saa, aga ma eile natukene nipet-näpet tegin ja mäletad need küünlad, mis me valentinipäevaks tellisime, need sobivad väga hästi emadepäevaks. Ja mõtlesin, vaata, kas ta ei näe mitte 7 korda parem välja siin kui ilma selleta on ju. Ja ma panin need kõik küünlad siia, siin on vaata mõmmi. Niimoodi. Ja ma mõtlesin, et äkki teeks siuksed setid emadepäevaks. Et ongi, oih, see on lahti tulnud siit. Et ongi mõmmi, kaart ja väike süda. Siukene set. Ja nüüd, kuna Hans läks sinna nendele mingisugustele mattidele järgi, mis läheb laudade vahele, siis minul ei ole siin midagi teha senikaua, nii et käisin võtsin oma jogurtit. Siin on siis mangojogurt, pistaatsia-jogurt ja kookosjogurt. Ja kõige parem asi on see roheline värk, mis siin paistab, see on siis pistaatsia mingi crunchy värk. Nii et hakkan seda sööma ja ootan Hansu. Nii. No aga äkki sa paned need istmed ja lauad paika ja siis ma tulen nagu ülejäänud kraamiga ja siis vaatame, kuidas ja mis vä. Davaiks. Nii, Hans läheb, viib suure puu tagasi poodi, toob väiksema, sest see ei mahtunud väga hästi siia ja ma ei tahtnud seda niimoodi nässutada, et pärast läheb katki ja nii edasi, et ei ole vaja seda tuua. Aga asjad on kenasti siin autos ja siin veel vedeleb see, tagant on selline. Siin nendes sahtlites on päris palju tooteid ja see siin, ma ei tea, igal juhul siia läheb veel telk kodust. Ja siis olemegi valmis. Unustasin hommikul filmida, aga meil on ikka veel hommik, kell on 6 läbi veits. Tõusin 5.30, sõitsime pool tundi siia, oleme nüüd kohal. Ja noh, tegelikult eile oli juba market, nii et tegelikult siit on väga ei ole näha praegu, aga siin on telgid asjad püsti. Ja me oleme suht varajaselt, kedagi teist praegu ei ole, sest me peame kõik valmis panema. Nii et me läheme vaatama kõigepealt oma platsi üle. Ja reaalselt väljas on 8 kraadi. Nii et need on need, mis see vali on sellega on. Igal juhul väljas on 8 kraadi. Kõrbes elamise võlud, eks ole. Reaalselt üks päev oli 33 kraadi ja siis järgmine päev oli 16. Ja noh, vabalt võib olla see, et meil on päeval 30 kraadi ja siis kell 5 hommikul on 8. Ma vaatan meie platsi üle. No väga tore. 155, 200. Mul üldse ei tundu, et me päriselt siia mahume. No paneme telgi püsti ära ja siis... Sest nagu, kui need teised on ennast valesti pannud, mis siis saab? Ülikõva, oleme nüüd siin marketil ja me andsime teada ka tegelikult eile, et me ei tule, aga see ongi see, et miks on inimestel nagu
platsid ja nagu 3 meetrit. Aga nende oma lihtsalt lükkame eest ära või? Jah, nagu nendel telki saab liikuda. Meil on vaja mingi 20 telki liigutada telkina. No jaa, aga meil vaata jääb see mingi asi sealt ette, vaata. Igal juhul see telk kindlalt ei ole jätnud meile siia 3 meetrit, vaata. Ehk siis, ja nad peavad kogu asja ümber liigutama ja nagu ma ei tea, millal nad tulevad ja ehk siis see on nagu üks asi, kui me reaalselt käisime mingi aasta otsa marketitel ja põhimõtteliselt iga nädalavahetus siis jagele seal mingi teiste inimestega, kes ei saa aru, mis tähendab 3 meetrit, vaata. Nagu väga paljudes kohtades on jooned ka tegelikult maha nii-öelda märgistatud, et noh, mu telk on 3 meetrit korda 3 meetrit, siin ei ole muud varianti. Nii et ja ma ei mahu siia. Ma näitan teile ühe korra veel, et vaadake, kus üldse kõik telgid on? Seal. Näete, et siin ei ole nagu telki, eks ole? Või nagu siin ei ole muid kohti, et nagu see oleks pidanud natukene seal pool olema, pluss, et seal ei ole nagu kohti. Ja siin nagu siia ei ole jäetud 3 meetrist vahet. Ja nagu see kõik võtab aega. Kas Ants nägib kellegiga või? Ehk see kõik võtab aega ju, nad ei tule siia, et mingi tõstame telgi ümber, seal telgi sees on lauad ja mingid asjad. Mis tähendab, et see võtab neil samamoodi aega. Äkki ma panen oma telgis siia. Üli hea koht ju. Üksinda läksin. Saaks teha teistpidi ju. Ma vist isegi saan siia teha, sest see on nagu veits nagu nurgakas. Oh, see on hea mõte, ma ei saan sulle. Tundub, et saime uue platsi, sest nad just tõstsid selle tünni sealt eest ära. Ja nad just liigutasid selle tünni tagasi sinna poole. Nii et mulle tundub, et meie plats on seal. Ja. Saame sinna nurga peale. Tavai, lähme siis ruttu. See telk, mis sealt, no sinna nurga peale. Selle telgi vasta. Tavaiks. Saame teistpidi juu teha. Tuleb ikka natukene jonnida, siis on jälle asi korras. Ühesõnaga, olime enne, kuhu me ära ei mahtunud, olime siis seal kuskil. Ja me küsisime, et vaat sinna vasta või siis siin täiesti ees on ka mingid kohad praegu vabad, aga saime siia. Päris hea koht, sest siin toimuvad mingid show'd ja mingid värgid toimuvad siin. Nii et siin on mingi lava või midagi sükest, no kindlasti see põhilava on kus mujal. Nii Ants tuleb igal juhul. Saime selle platsi siia ja meil öeldi ka, et eile nagu meie andsime teada, et me ei tule. Nagu eile oli see põhipäev, või üks päevadest, aga nii suured tuled olid. Aga et enamik inimesed ju lihtsalt ei tulnud kohale, nad ei andnud teada ka, nii et ta ei julgenud nagu meile siin ette plats anda. Nii et siis saime praegu selle. Nii, meil ei ole veel paigas, aga põhimõtteliselt nii pidi juu, et igast otsast saab ligi. Meil üks väike laud ka ja me paneme sellega kuskile siia. Ja siin on kõik meie asjad. Ja Hansime auto ära, hakkame pakkima. Nii, oleme saanud linad paika. Mis kell on? Kell on 7.30, poolteist tunni pärast algab. Me ei ole üldse oma ajakavas. Ja võib-olla telk lendab minema. Ja me telk lendab suure tõenäoliselt minema. Ja me ei võtnud neid külgesi kaasa. Meil on 2 sellist telki. See võtsime katkise telgi kaasa. Siit on nagu puru. Nagu eile meid on sealselt liiga tuuline, eile oli tõesti 60 km tunnist tuuled, aga täna need olid just ilusti siin. Ja kõik peeglid, taimed, asjad lendavad, nii et... Ma ei tea, tunni aja pärast, või nagu ma ei tea, ma ei viitsi olla siin kopni ees. Nagu reaalselt, mõtled selle, nagu reaalselt. Mis see point on? Siin alla. Tuleb edasi vist punnida. Nii, mitu tundi hiljem, siin veel asjad vedelevad, aga ei saa öelda, et ma väga rahul olen, aga tead, vahet pole, on mis on. Ma olen vist vihasest tuuli ees. Jah, mulle meeldib väga see, et neid korraga tahaks kõik kanda. No ikka mingit enda asju julge püsti panna, sest selle lendab. Aga oleme marketiks valmis. On 5 minuti pärast algab nii-öelda ametlikult market ka. 7 minutit, Brenda. 7 või? Pinguta üle, meil aega kõvasti. Ja siin palave.
see silt peaks ka tegelikult on laua peal, aga see lendab ära, nii et ei julge panna. Nii et jah. Vana hea, kui sätid asju hullult kiire on, vaatas, kõik käivad jutustamas ka. Üks vend käis, rääkis terve oma elu ajaloo ära samal ajal kui. Aga ta tuli ka siia niimoodi, et mingi, kas te olete need, kes seal Centralis on või? See on mingi nii et ta juba teab meid. Väga tore. Pluss tegelikult see ka, et meil ei olnud ühtegi Soulehe silti väljas, vaata. Panime lihtsalt tooteid välja. Ja siis ta tuli juba mingi, kas te olete need, kellel Centralis on pood, siis me mingi, muidugi. Nii et jah, ühesõnaga. Nii, nüüd oleme valmis. Kell on 9. Tulge ja ostke ehteid meilt, tulge ja ostke ehteid meilt. Meil on kõige paremad ehted. Toime ära, tšau. Nii, ja mina lähen nüüd vetsu juukseid kammima. Ja loodan, et varsti läheb soojaks ja saab see kampsuni ära võtta. Ja lähen teen ennast normaalseks. Kui ma siit vaatan, siis on ikka päris ilus lauakese seal. Tuli meelde, et tegelikult kell on 9 läbi nüüd. Market vaikselt algab. Aga mul tuli meelde, et tegelikult meil ei ole nagu kõik tehtud selles mõttes, et meil oli ühtegi hinnasilti väljas. Nii et me hakkame hinnasilti nüüd panema. Mulle meeldib see ka, et alguses vaata, siin on ainult müüjad. Siis ongi, et keegi tuleb oma elulugu rääkima ja värkis ongi mingi, et nad on ju samamoodi nagu peavad asju üles panema ja värk, et kas neil siis ei ole kiire või miks nad siis nii varas ja tulevad. Siis mõtlesingi, et tegelikult, kui tuled mingi kohvivänniga, vaata, siis sul on kõik need kohvi nagu... Sul on setup tehtud, nipet-näpet, paned kohvimasina sooja ja siis ongi iga meil lihtsalt käivad chillivad, vaata. Brenda paneb hinnasilte välja. No Brenda, palju raha küsid? $1 miljon? Jah. Oleneb mille eest. Ehed. Iga ehe on oma hinnaga. Meie telki on sisse kolinud mingi turupaabuška. Ma ei ole turupaabuška. Ma küll siin käevõrusid tegema ja sealt külm tuul puhub. Ma olen 2 nädala pärast opile. Tähendab, ma ei tohi haigeks jääda. Siis ma pean nagu, sellepärast mul ongi mantel ja mingi. Ja et ma saapaid jalga ei pannud selles mõttes. Ja, varsti peaks hakkama. 22 kraadi on lubatud täna, nii et varsti võiks hakata soojemaks minema. Ega ta palju ei ole. Aga parem kui, ma ei tea, ma arvan praegu mingi 13. Meil on hommikusöögiks kaasa võetud siis muna. Tegime muna, tähendab hommikusöögiks. No meil on reaalne hommikusöök. Mul on muna, peekon, Hansul on omlett. Ja need on külmad ja õues on külm ja me ei taha seda süüa. Nii et ma lähen teen tiiru. Vaatan, kas siin on midagi süüa. Joon oma kohvi ära. Siis üks tüüp käis enne rääkimas, ütles, et kui me tahame kohvi, siis tema juures saab tasuta kohvi. Ja siis on kuskil pakuti tasuta gin-toonikut meile. Nii et pärast mõtlesin, me läheme teeme gin-tooniku ja siis me tuli meelde, et me ei joo ju alkoholi praegu. Vahest läheb meelest ära. Läheb meelest ära, et me hetkel karsklased oleme. Mina sooviks seljankat. Seda kindlasti ei saa, aga ma lähen vaatan. Vaatame. Ma ei julge selle kohvi mehe juures mööda kõndida oma kohviga. Ma joon selle ära, siis ma lähen võtan temalt. Tegelikult siin siis on see põhimaja, kus sees saab süüa värki, aga see on mingid purksid ja friikad, ma ei taha neid. Ja siin tegelikult kogu see plats peaks olema rahvast täis, need on kõik välja müüdud platsid, aga mingi rahvas ei ole siis kohale tulnud. Ja tegelikult meie olemegi siin ees platsis, kui siit otse kõndida, siis me oleme seal. See valge laud seal. Igal juhul see on nagu siis nii-öelda see esiplats enne järve. Kohe me jõuame sinna nii-öelda järve juurde, siis tegelikult üle järve, üle silla on siis, kohe näitan teile, siin sees on ka lauad. Seal vist süüa niikuinii ei ole. Igal juhul, mis ma tahtsin näidata, on see, et siit üle silla on seal hästi palju telke, hästi suur ala on seal ka. Nii et ma korra mõtlesime, sinna ei lähe. Minu endine koostööpartner on ka seal, aga ma hoopis nägin, et ta on siin sees ruumis. Nii et ma tegelikult võin sinna taha ka siis minna. Läbi selle silla sealt siis saab sinna teisele poole. Aga mul on tunne, et ma peangi sinna minema, sest siin küll midagi süüa ei olnud. Oi, kui lahe, kutsu. On telki püsti samal ajal. Ülevaade siis marketist.
see põhiosa, kus me hetkel oleme, siin reaalselt toitu ei olegi. Põhimõtteliselt on ainult mingid muffinid ja mõni üksik mingi koogitükk ja üks kohvivänn. Ants läks kliendiga rääkima. Ja siis sees saab ikka süüa selles mõttes mingit purksi ja mis iganes sükest staffi, mida meie ei taha. Ühesõnaga hea, et oma toit kaasas on, sellepärast, et majas saab süüa purksi ja kui nad valmistuvad reaalselt mingi 10 000 inimese ürituseks on ju, siis mida ma ei usu, et täna juhtub. Me juba teame, ma olen marketi eksperdid, ehk siis me oleme kaasa võtnud oma toidu, aga ma ei taha süüa seda muna praegu hommikusöögiks. Aga sa käisid seal majas ka või? Ei, sest ma nägin seal majas enda koostööpartnerit, nii et ma ei soovinud sinna majja minna. Sinna majja, mitte sinna majja. See maja või? Jah, seal kus süüa antakse. Ma vaatan siis. Jah, ja siis seal taga peaks olema ka veel suur söögiala. Okei, võib-olla peakski sinna söögialasse minema äkki või? Ma vaatan sinna siis. Saad ise hakkama või? Mina, vana ehtemüügimees. Davai, ma võtan oma kohvi ja lähen. Ma jõudsin siia söögipütkasse, see on siis menüü mõttetu. Me vaatame siis sinna teisele poole. Okei, seal tagaotsas on mingid rekkad ja mingid suht palju telke on seal. Ja seal taga ka, ma sinna ei lähe. Vaatame siit ümber nurga vist. Siin vist peaks olema nagu suur osa veel. Paistab. Okei, ma räägin siin ära enne, kui ma jõuan tagasi sinna, kuna me oleme selle pasta tegemise kõrval, siis ta räägib mikrofoni seal. Ühesõnaga, ma käisin nüüd siit ühe tiiru. Sinna täiesti taha otsa ma ei lähe, kus on rekkad ja kõik mingid asjad. Ma ei tea, kas siis seal täiesti taga otsas on mingi toiduosa või mitte. Aga arvestades, et see on maakonna üks suurimaid marketeid, siin peaks käima läbi 10 kuni 20 000 inimest. Müüjaid on mingi 200-300, kui mitte rohkem. Ja ma tean, et ma olen seal listis, ehk siis ma näen firmasid, kes on siia kõik registreerinud ja tulnud. Ehk siis neid oli, ma ei tea, ma ei lugenud kokku, aga neid oli tõesti, minu plats oli 200. Reaalselt, kui vähe telke ja asju siin tegelikult sellest on. Ja üks asi veel, et inimesed, kes tulevad, ostavad pileti siia üritusele, ehk siis kui ma ostaks pileti siia üritusele ja ma ei leiaks nende 2 suure ala sees, ma ei leiaks väga toitu välja arvatud siis mingi sai ja vorst põhimõtteliselt või sandwich lihtsalt. Ma oleks mega pettunud ja kuri selle, et ma siia tulin ja ma rohkem ei tuleks siia. Nii et jah, ühesõnaga, see Riverina Fieldaisil ei ole väga hästi läinud. Tõesti see 3 aastat tagasi oli üks parimaid marketeid, kus ma üldse käinud olen. Ja seal tõesti käis läbi 10 000 inimest, mitte rohkem. Siis järgmine aasta oli üleujutus, eelmine aasta ei korraldatud, see aasta lampi 9 kraadi. Et meil on 9 kraadi väljas märtsis. Meil peaks olema 30 kraadi. Meil oli eelmine nädal 30 kraadi ja meil on 2 päeva pärast 30 kraadi. Aga need 2 päeva, kus oli market, on meil reits tuul. Kuskil sadas, kuskil ausis sadas lund märtsis. Väga imelik. Ei ole väga lootusi ja ootusi sellele marketile. Ma nägin, mingid inimesed panid kokku ka vist tuule pärast oma asjad. Nii et ma ei tea, mis seal ikka. Me oleme siin. Põhiline on see, et need inimesed, keda me näeme, kogu point, miks me siia tulime, oli see, et reklaamida siis nii-öelda Griffithist väljas olevatele inimestele. Siia tuleb reaalselt ju kõik maakonna inimesed, kellel Griffith on põhisentral, kus kohas nad käivad shoppamas, et siis et neile reklaamida, et meil on Griffith Centralis pood. Nii et jah, mis seal ikka, siin me oleme ja oleme selle tänase päeva ära ja vahet pole. Me näitame, kuidas meie oleme marketiks ette valmistanud, et ei peaks rämpsu sööma, mida tavaliselt marketil pakutakse või siis tänasel juhul midagi ei pakuta põhimõtteliselt. Siin on meie kotike. Mina sõin just oma lõuna ära. Minul oli siin muna, redis ja kulk ja peekon. Nii, meil on viinamarju, snäkiks. Ansu hommikusöök, kohe näitame, mis tal seal on. Lõunal näete, mis meil lõunaks on. Siin on külmakotid ja näed, Ants on isegi meile pannud topsid. Ja meil on värske apelsinimaht kaasas. Siin on Hansu on mahlakene ja Hansul on siis omlett, redis ja tomat. On hea või? Jaa, aga külm on. Ma mõtlen sooja sööri. Mine sinna päikse kätte, miks sa siin varjus istud? No nii, rahvast juba hakkab kogunema.
kõvasti rohkem kui hommikul oli. Meil on juba esimesed müügid ka ära olnud, nii et väga tore. Ühesõnaga, ma võtan oma sõnad tagasi. Räigelt on rahvast juba, sees oli väga suuri järjekord ja rahvas nüüd liigub ja varsti ongi nagu praegu lõunaaeg, vaata. Inimesed söövad ja siis nad tulevad hakkavad shoppama. $1000 ja ma käisin, vaatasin, tõin kava ja ma tahtsin näidata jah, et tegelikult nagu siin on nii vähe platse ikkagi võrreldes sellega, mis kavas on ja ma tahtsin siin näidata, et siit lähevad kõik need, mis putkad siin nii-öelda ettevõtted kõik olema peavad. Ja siin on kõik on nendes järjekordades on ju ka samamoodi. Ehk siis näiteks nii jõuame kohe, kus meil on Soulehe. Ehk siis nagu meie oleme siin on ju, mis ta näitab meil plats 200 on ju. Vaatad kava, aga kõik on sassis, sellepärast et keegi ei ole seal, kus nad olema peaksid. See on veits fail, vaata ilma pärast, aga mis sa teed? Ja kui keegi tahab teada, miks nagu täna on pigem väiksem tuul, mitte kõige väiksem, aga nagu reaalselt. Need kõrvarõngad on nii kerged, need lihtsalt lendavad minema. Mis suures pildis on hea, sest me tahame kergeid kõrvarõngaid. Me ei taha mingeid kolakaid, mis ripuvad, aga halb on see, et nad tuulega lendavad. Ma on done sellega, me ei tule rohkem marketitele. Aga sellele marketile ma lähen hea meelega. See töö ei ole väärt seda, et terve pood kokku pakkida, siia üles panna ja nagu see tuul lihtsalt. Et isegi kui see kassa on mingi superhea, siis tegelikult meil on 3 päeva tööd sellega, vaata. Okei, praegu on see, et me saame öelda inimestele, et me oleme Griffith Centralis, vaata. Aga on palju, kes teavad, aga on palju, kes on mingi ülihea teada, on ja. Siis tuleb keegi saata siia mingi ühe lauaga ja mingi nagu šukeste kaelakeedega, vaata. Et lihtsalt nii-öelda reklaamitööd tegema. Aga see, et me pakime poe kokku, pool poodi või veerand poodi kokku ja tuleme siia tuulega, nope. Tuleb enda väike kohvipaus või? Kohvi ostmas. Ja siin on üks putka, kes müüb põhimõtteliselt kohvi. Nagu ma ei saa aru, kuidas on võimalik korraldada sellist üritust lihtsalt nagu ilmaks. Aga nagu sul on üritus, mis on 10-20 000 inimest. Põhimõtteliselt sa arvestad, et siia tuleb. Ja sul on üks väike putka, kes müüb kohvi ja neil ei ole isegi külmkappi. Nagu ma pärast hakkasin vaatama, et ma võtsin oislata. Nagu neil on need, mis need on, eskid, Jääkastid või? Jääkastid ja sükestes. No vahet ei ole, point on see, et nad ei suuda teenindada ära seda rahvast, ehk siis ma otsin oma jääkohvi mingi, ma tulin tagasi Hanskis, kas sa käisid Griffithis. Ja me oleme Griffithist poole autos sõidutunni kaugusel. Nii et ma otsin mingi 15-20 mintsi oma kohvi ja jääkohvi. Ma pidin kõrt veel küsima nagu. Kuidas sa jood jääkohvi ilma kõreta? Ma on täiesti pettunud. Kohutav. Viimane kord me ei tule kunagi enam marketile. Me oleme võtnud vastu otsuse lahkuda marketilt. Me ei saa ikka päris nii, et meil ehted on nagu, me üritame nagu, meil on nagu väärtuslikud, ilusad, õrnad ehted ja siis need lendavad siin muru peale maha, et see esiteks ei jäta väga hea mulje, teiseks kahjustab ehteid. Kolmandaks ühesõnaga mingi hetk avastasin, et meil siin, nagu te näete, on need ehted. Ja siit oli maha veerenud tuulega see kaelakee niimoodi, et see oli siin muru peal ja keegi ei näe ka. Nii et põhimõtteliselt inimesed võisid sellele peale astuda. Nii et aitab. Aitab, lähen minema. Marketit väga tore alguses businessina alustada, et sul on vaja mingit reklaame asja teha. Meil ei ole seda vaja. Aitab. Oi jumal, mis siin toimub? Tahtsin öelda juuksed ära pakitud. Ei, asjad ära pakitud autosse. Kell on 3, kohe saab. Nii et 2 tundi varem lõpetasime, kui planeeritud. Pidi kella 5-ni kestma market. Ma arvan, me jõuame Griffithisse kell 7. Ja nüüd, mis on 4 tunni pärast, nii et nüüd meil on siuke plaan, et me võtame siit ühe lõuna või vaatame, mis siin pakutakse üldse. Ja siis lähme linna, viime kõik asjad Soulehe poodi ära, paneme seal asju, tõstame laiali ja vaatame, mis kelleni oleme. Tuul vedas meid ikkagi alt, et ma otsustasime, me ei viitsi. Aitab. See tuul, see ei olnud seda väärt, nii et lähme vaatame, mis süüa saab. Nii, oleme jõudnud teisele poole marketit, kus toimub
murutraktori ralli hetkel. Vaatame selle söögikoha üle, äkki saab süüa midagi. Noh, oleme jõudnud masinate sektsiooni. Ants inimesed. Ostame rekka täna. Jah. Joh, kombaini. Autosid müüakse ka siin muidu. Ma autole Ei pea lähen ju kombaini homme järgi ostma. ju. Mul auto Jaa. on olemas. Neid on liiga paljugi. Kus süüa saab, noh? Aga meil on kaart ka olemas ja kaarti ma saan teha. Ma ei tea, lõikame sinna nii. Ja kui keegi tahab teada, kuidas Cotton Ginni kottonipallid tulevad, siis see siin on Moombagi. Ja need kottonipallid tulevad niimoodi Cotton Ginni sisse. Nii et, vot. Ühesõnaga söögikoht oli jälle täiesti mõttetu, sealt pakuti mitte midagi põhimõtteliselt. Ja, et meil oma toit tegelikult kaasas on, aga seda ma ei viitsi praegu süüa. Jätku huvitav, vaata mults siin maas on. Ma kuulsin, et see on Kreeka pähklite koortest tehtud mults. Kreeka pähklite kortest. Kreeka pähklite koortest. Hea mõte ära kasutada, jah. Põnev. Aga see ära ei kõdune siis, või? Ma ei tea. Seda on päris palju siin. No nii, kokkuvõte meie imelisest marketist. Mis sa, Hans, ütled? Kõvasti No rääkida. täna, ma arvan, me jõudsime järeldusele, et need ajad on meil selja taga. Jah. Et need olid teised ajad, kui see oli meie jaoks mõistlik, kui me tahtsime levida. Aga lihtsalt see kogus tööd, mis me sinna sisse paneme ja sealt tagasi saame, kui meil on nüüd füüsiline pood olemas, sellist ei ole väärt seda. Ja. Ja siis ma arvan, me saimegi nagu praegu lihtsalt ülihea selle nii-öelda märgi või saime teada, et me arvasime ja ma tegelikult arvasin, et meil ei ole mõtet siia tulla, sest see on nii suur töö. Kõik need asjad kokku pakkida, kõik need asjad siia tassida, siia sõita, see aeg kõik, mis siin on, siis need asjad tagasi kokku pakkida, need tagasi poodi viia. Et see ei ole ühe päeva töö, see on mitu päeva. Et see pigem ei ole seda väärt, aga nagu reklaami mõttes äkki, siis reaalsus on see, et ei. Ja vahel ma arvan, et ongi, et selliseid asju on vaja teada. Või nagu selliseid asju on vaja teha, sellepärast, et kus ma muidu teaksin, vaata. Ja mida rohkem marketitel käime, seda rohkem on ka see, et ma ei saa, peaks ise marketi korraldama. Reaalselt nagu täna toidukohti lihtsalt ei olnud seal. Nagu kui ma oleks külastaja olnud, ma oleks päris kuri olnud, et sul ei ole söögikohti, on ja. Ja et see terve päev seal aega veedaks, siis seal on igast nagu erinevad mingid show'd ja asjad, nagu ma oleks täinas seal, sest ma ei soovi osta süüa purksi või põhimõtteliselt viinerit ja kolmnurga saia, mis isegi ei ole röstitud, on ja. Tere hommikust, armsad sõbrad. Brenna ka siin. Eile jõudsime oma marketi seiklustelt koju ja siis pakkisime asjad poes ära kõigepealt, siis tulime koju, siis just jäin mina poolteist tunniks magama, ärkasin üles, siis jäi Brenda tunniks ajaks magama, siis sõime õhtusööki ja siis läksime mõlemad magama, nii et olime päris läbi, aga kell on 6 hommikul pühapäeval ja nagu Brenda vist teile natukene rääkis juba, siis ma põhimõtteliselt sõidan täna Canberrasse, mis on umbes 4 tunni kaugusel. Ma lähen sinna bussiga, ma ei ole kunagi Austraalias bussiga sõitnud enne, nii et sõidan bussiga sinna ja ma ostsin auto Canberrast endale. Sa vist rääkisid vlogis juba? Sa võid üle rääkida. Küll ma bussis räägin teile pikemalt, mis täpselt juhtuma hakkab ja miks ma sinna lähen, aga nii et jah, tänane päevaplaan ja Brenda läheb siis täna poodi, et panna kõik asjad, mis me kokku pakkisime, tagasi lahti pakkida, sellepärast, et homme esmaspäeval on pood lahti. Nii et selline meie päevaplaan. Mina tulen magama tagasi praegu. Ja Brenda vastu tahtmist viib mind bussi peale. No nii, 5 tundi bussisõitu läbi. Oleme jõudnud sellisesse kohta nagu Jäss. Ja võite mult küsida, et mida ma siin Jässis teen ja miks ma 5 tundi bussiga sõitsin. Ma isegi ei tea, kuidas ma selle avastasin, aga mingi hetk ma avastasin ühe auctionilehe ja siis ma vaatasin, et seal saab nagu hea hinnaga autosid. Ja ma isegi ei tea, kuidas see, miks või kuidas, aga nüüd meie praegune enda auto pluss ühe auto ma olen veel sealt ostnud enne tänast. Igastahes ostsin auctionilt auto ja eelmise auto müüsin maha ja see on hetkel, see on see, kuidas seda
ma täiendan pulmafondi, et saaks abielluda. Kolmapäeva hommikul vaatasin üks Volkswagen tuli müüki. Mõtlesin, panen pakkumise. Järgmine õhtul mul pea metsikult valutas ja siis lamasin diivani peal, siis mingi vaatasin, sain sõnumi, et palju õnne te olete auto ostnud. Ja siis oli vaja selle kuidagi järgi jõuda, aga nagu te nägite, eile me olime marketil ja see auctioni koht on siis ainult nädalavahetusel laupäeval lahti 9-12-ni. Ja siis ma uurisin igastahes ühe minu kliendi poeg käib ülikoolis Canberras ja siis tema oli nõus, et ta läheb autole järgi laupäeval ja siis pühapäeval ma saan auto peale võtta. Korra ma mõtlesin, ma lähen autotreileriga Canberrasse järgi, aga hetkel kütusehind on nagu ta on, siis mõtlesin, et vaatan, kas äkki saab bussiga siia ja siis sõidan ühe autoga tagasi. Ja bussiga Canberrasse läks olnud kokku 9 tundi, sellepärast tegelikult see sõidab siit veel Jassist edasi ja siis kuskilt Sydney poolt tuleb rong tagasi. Nii et 9 tundi autoga muidu Canberrasse 4,5 tundi. Rääkisin uuesti selle inimesega, kes autole järgi käis, siis ta ütles, et ta võib Jassi ära tuua, et siit on tegelikult autoga 0,5 tundi Canberrasse ainult. Nii et nad siis tulevad tood auto siia, ma annan poistele natukene kompensatsiooni, et nad mind aitasid ja siis sõidan tagasi Griffithisse ja vahetame auto registreeringu ümber ja paneme müüki ja äkki saab pulmafondi lisa jälle. Nii et selline seiklus on täna minul ees. Nii et kell on 11:30 praegu, nii et varsti peaks olema kutid siin. Võtame auto, vaatame millise auto ostetud sai ja siis liigume tagasi Griffithisse. No nii, daamid ja härrad, siin ta on. Suksu on toodud kohale. 2013 aasta Volkswagen Tiguan. Tundub väga viisakas. Poist ütles, et sõidab väga hästi. Andsin neile 50 taala kütsi eest. 50 taala saavad võtta kasti õlled poistega. Pidid minema barbecue'le, nii et neil ka natukene taskuraha ja minul on auto siin. Nii et super. Nüüd vaatame, et kütus on olemas ja lähme vaatame edasi. Nii ma loodan, et mind on hästi kuulda. Aga mõtlesin, et jagan siis teiega ka, et kuidas auctionil läks, kui palju maksma läks ja mis me siis loodame saada selle auto eest. Mina pakkusin selle auto peale $3,500 ja võitsin selle 3,500 enam-vähem. Ja sinna lähevad siis nii-öelda maksud lähevad juurde, ehk siis sinna auctioni kohale mina maksin $3,900. Selle auto rego aegub 7. aprillil, mis hetkel on mingisuguse nädala pärast. Ehk siis tuleb teha, ma teen pooleks aastaks sellele registratsiooni siis, mis ma eeldan on umbes $500. Hea uudis, ma vist juba ütlesin ka, aga paak oli kütust täis, nii et selle eest, et mul oli arvestatud raha, et see saaks Griffithisse. Aga kuna paak oli täis ja siis me peame midagi siia sisse panema, nii et selle sai tasuta. Siis muud kulutused, mis meil veel tulevad. Täna ma sõitsin Griffithist Jassi bussiga, bussipilet oli $35. Ja siis poistele, kes auto tõid ära, algus oli kokkulepe kast õlle, see on siuke Austraalia klassikaline valuuta on kast õlle, aga kuna nad tõid siis ära, siis andsin 50 taala kütuse ja vaevaraha ka veel lisaks, et nad selle pool tundi pärast siia poole tõid mulle. Aga algselt oli mul plaanis see, et kõikide kulutustega koos läheb $5,500. Ehk $1,500 läheb mul kulutuste peale. Aga nüüd see oli kõvasti väiksem, eks ole, sellepärast, et ma sain bussiga siia $35 ja tagasi kütust ma ei maksagi. Poistele andsin 100 taala, eks ole, õlle ja kütuse eest. Et põhimõtteliselt äratoomiskulud 400 või 450 asemel on ainult 130. Nii et ma loodan, et nii-öelda minu kulutused lõpevad kuskil $5,000. Et kui me saaks 8,5 selle eest, ma oleks rahul. Kuna mul kiiret ei ole selle müümisega, siis arvatavasti ma panen ta kuskil sinna 10,5 müüki, et oleks, kuna tingimisruumi peab ka alati jätma, aga selline on plaan. Praegu ma ei tea, mis Eestis kütuse hind on, aga just sõitsin mööda tanklast diisli liitrihind oli $3.30, mis on siis kuskil seal nõks üle €2 vist. Aga nüüd meil on ainult 2 tundi veel Griffithisse, nii et niks-naks ja kella 3 või poole 4 peaksime olema tagasi linnas, nii et siuke plaan. Võin omale kreemi näkku ja riid selga ja liigun siis Soulahe poodi. Pean sealt leti pealt kõik tolmu ära pühkima ja nagu hinnasildid on jätnud selle nagu kleepsu selle materjali sinna. Ja see liim lihtsalt ei tule ära sealt. Ma ei tea, nagu ma proovisin mingi äädikaveega, mingi erinevate asjadega, nagu seda ei saa maha.
Äkki ma peaks võtma seda, mis see on, küünelake eemaldaja asja. See on võib-olla hea mõte. Ma võtan selle kaasa, ma vaatan, äkki see toimib. Nii et ma lähen teen selle ära ja siis ma saan hakata asju ümber paigutama. Ja siis ma arvan, et kui ma lõpetan, siis Hans on ka juba Griffitis. Steak. Ma oleks praegu jätnud steigi välja võtmata. Peaaegu meelest me oleme mitu päeva tahtnud Hansuga steiki teha. Aga kuna meil on steik sügavas, siis me peame selle ju päeval välja võtma mingi hetk. Meie steigi tükike on. Igal juhul meil on see sügavkülm on seal kuuris. Sellepärast, selle steigi pärast ossimegi tegelikult. Ma liigun nüüd poodi. Me võtsime eile auto tühjaks, aga mul tuli meelde, et mul on ikka veel asjad, mis peaks kuuri veel minema. Ma ei viitsi viia. Ja siis ma leidsin kotist 50% poe selle voucheri ja see kestab tänaseni ja ma lähen vaatan. Võite 3 korda arvata, mis mul maha jäi. See atsetoon, mille peale ma tulin, et ma võiks selle võtta. Nii, siit on näha. Lett on kõik tühi. Ma pean kõik siit ära võtma, et tolmu pühkida ja värki. No siin need asjad ei ole maha tulnud. Ma lähen vaatan Targetist, kas ma leian uued kleepsud, mis on nagu mingi normaalse. Need on ülihalvad, need ei tule ära. Ja siis hakkame seda siit lahti pakkima. Just sõitsin siin läbi ühe linna, oli puhumisreid. Ma ei tea, kas on teistmoodi, sellepärast, et viimane kord, kui ma vist Eestis puhumisreidist osa võtsin, oli arvatavasti kuskil 10 aastat tagasi. Aga siin on nüüd sellised puhumisaparaadid, esiteks kuhu isegi ei ole seda puhumistoru, on ju. Ja teine asi, siin palutakse, et sa loeksid kõva häälega 1-10-ni, nii et isegi puhuma ei pea, nii et võib öelda, et on lugemisreidid hoopis. Jah, ma ei tea, võimalik, et nüüd on Eestis ka niimoodi ja on siuksed masinad seal, aga jah, tahtsin teada anda, et see on see, kuidas vähemalt siin Austraalias need asjad käivad. Okei, mul mingi ajukahjustus vist. Ma mäletan, ma käisin steigil järgi, ma tegin videot ja siis ma hakkasin filmima, aga ma ei mäleta, kuhu ma panin selle steigi. Videost on näha, et ma astusin tuppa koos steigiga, aga ma reaalselt ei mäleta ja mul ei tule meelde. Kus võimalik on? Kas mul midagi viga või? Ma reaalselt ei mäleta. Pidin seal panema külmkappi, aga ma ei mäleta, et ma oleks selle külmkappi pannud ja ma ei mäleta, et ma oleks sellega kraanikaussi pannud. Ma ei mäleta, et ma oleks selle üldse kuhugi pannud. Nii et ma ei tea, kus see steik on. Ma viitsi koju minna ka. No nii, tagasi Griffitis. Kiire ots tehtud. Tagasi kodus. Nõks alla 10 tunni väike tšik-tšak. Canberras käidud. Või mitte päris Canberras, aga enam-vähem. Nüüd jõudsin koju. Brenda on poes. Ma lähen ka poodi lappi, sest hommikul läheb pood lahti. Pidin õhtuks steiki tegema. Aga ta ei ole kindel, kus ta selle jättis. Nii et nüüd ma otsin kodust steiki. Müsteerium lahendatud. Helistasin uuesti Brendale ja avastasin, et Brenda tõi teisest sügavkülmast steigi ja pani siia sügavkülma. Nii et ta pidi sulama võtma selle. Nii et vähemalt nüüd on olemas. Jätame selle sulama, kell on alles 4, nii et õhtusöögi ajaks sulab ilusti ära paari tunniga. Tšau! Tšau! Palun teie lõuna. Aitäh! Mis teed? Poodi teen ümber. Teed ümber? No ümber, jah. Mitte juba tagasi lihtsalt teed ümber? Ma teen ümber, jah. Emadepäev on tulemas ju. Õige. Aga mul on kõhti tühi, et ma hakkan ka sööma. No, head isu. Tai nuudlisalat, krevitid ja hakkleha ja mingi muu kraam. Ja põhimõtteliselt ma sain nüüd kõik letid puhtaks. Minu see atsetooni ja hinnasiltide teemad töötas, aga hästi näete, siin enam ei ole neid tutsakaid. Sain need kõik ilusti ära. Nii et mul korraks oli lett hästi tühi. Ja nüüd ma siis hakkan vaikselt tagasi panema. Ma teen nagu natuke muutuse ka, et ma ei pane täpselt samamoodi, sest mul tuleb siia emadepäeva set. Hans teeb need riiulid ära ja selle tagumise leti ja siis ma loodetavasti lõpetan selle. Nii, keskust hakatakse sulgema, nii et ma tulin autosid liigutama, sest et maa-alune parkla pannakse kinni. Nii et jah, ma liigutan autod ära ja siis veel koristajad teevad keskust umbes tunnikese, nii et saame tunnikese saame veel lahti pakkida. Aga liigutan mõlemad autod ära ja siis lähme veel pakime tunnikese lahti poodi ja siis peaks olema homme hommikuks päris hea seis, ma arvan.
ja mu hinnasildid, värgid küljes. Aga me oleme lõpetanud. Oota, kus ma vist jätsin oma telefoni maha nagu teisi. Ai, taskus on ikka. Sooda peas. Lähme koju. Koju ära ja. Kell on 7:30 õhtul ja ma käisin K-Martis omale hinnasildi kleepsukesi ostmas. Ja siis seal oli need $2 särgid ja asjad ka, nii et ma ostsin hästi suure särgi, 26 suurus. Me teeme täna õhtusöögiks steiki, meie lemmik steik. Kusjuures Hans käis ja otsis siis seda steiki. Nad nägid. Sa juba rääkisid. Nad nägid, kuidas me otsisime. Terve maja otsisime. Tohi. See on see, kui sa teed triljon asja koos ja sa oled väsinud ja sul ei ühtegi vaba päeva olnud see nädal põhimõtteliselt. Igal juhul ma käisin poes, ostsin tomatit ja meil steigi kõrvale tuleb tomati, peedisalat basiilikuga. Väga maitsev, väga lihtne. Ja ma mõtlesin, meil ei ole homseks lõunat ja mina ei hakka süüa tegema, ma ei viitsi. Aga enne kui hakkame õhtusöögi tegema, läheb Brendaga uue püssi. Ja siin kastis just. Läheb uue püssiga sõitma. Kus see nupp on, millega üles tõuseb? Rikka mehe naine ikka, ne? Automaatselt ei lähegi või? Jah, me peame võtime panema kuskile või? See on ikka. Äkki korteri. Oih. Volkswagenil teisel pool. Euroopa pool. Päriselt või? Jaa. Ma ei saa mingid suunatud pojamehed lihtsalt. Issand, see ei lähe üldse edasi. Okei, tegelikult see on päris aus auto selles mõttes, et... No vähe ei ole, ei, väga aus. Lihtsalt jah, ma olen harjunud enda autoga sõitma, see on ilmselgelt see, et nagu imelik on, vaata. Meie homne lõuna on valmis, siin on siis ma lõiksin mozzarella ära, tomati, sool, pipar, basiilik. Muidu käib pestoga siia, aga pesto meil hallites, nii et seda ei saanud. Ja balsamico glaze ja kõrvale siis praatisime kana. Ja siis siin on meie peedi, tomati, basiiliku salat. Ja siit tuleb meie imeline steak. Ai! No nii, meie siin, nagu rääkisime, hakkame sööma. Et isegi söögilaua, mikrofon on ees. Nii et me hakkame sööma. Ma arvan, et tõmbame selle nädalavahetusel joone alla ka, ega me lähmegi peale seda pessu ja magama. Nii et aitäh, et vaatasite ja nagu ma päeval juba lubasin, siis võimalik, et järgmistes vlogides, võimalik, et podcastis, eks ole näha, et üritame teada anda, kuidas autoseiklus lõpeb. Nii et näeme, aitäh, et vaatasite ja näeme juba järgmine kord.